Jaa? Ei ole. No nii. Tõmbasid mootori maha või? Muidugi, igaks juhuks. Ma lähen kodus vaatan, kas on maas või ei ole, siis tulen sõitma. Bensiin või diisel? Mis asi? Diisel ikka? Teil kuidas siin? Diisel, bensiin? Bensiiniga peetakse pitsi. Rääkige siis sellest värgist ka, mis siin on ja mis siin ei ole. 5-9 kummins. Jah? Ja see on see, mis toob selle poodiumi koha või? Peaks see on ju? Kere keeruliseks läheb see. Miks? No ei ole jõudu nii palju. Aga mille taga siis jõud on? Kus pool see turbo on? Turbo on teise, ei turbo on korralik. Selles on siin, kõõksule pump. Toda ei anna peale keerata mitte kuskil. Turbost piisab. Turbo on ta siin, see on hea kolakas. Teise pumbaga me ei saa või? Ma ei tea. Sisemise topelt Westgate'iga veel. Ja manuaalkast ja? Kiire manu, jah. 66 sild ja? Jah. Tal ei ole seda rikastuse või klapi kohe. Tal ei ole mitte üldse. Kütusepaak maru väike? Piisab. Kauaks piisab? Ei tea, otsa pole veel saanud. Jäid juba jälle luuret ja? Muidugi. Ja trossi mitu meetrit peal? 50. Oo, siis peab pool päris pisik olema, jah? Originaalpool. Ja seal vahekast on vahel, mis eesmärgil? Kiiremaks. Vintsi. Jaa. Ja jõudu jagub? Siis paned otse, kui jagub? No siin saigi me keerasime vintsi ka veel ümber nüüd teisipidi, muidu see oli allpool, siis me tegime seal vahekastis, muutsime võlli ära, keerasime võllid teisipidi üldse, et seda saada pöördeid juurde nagu. Sai vähe tuunitud seda vahekasti. Aga jah, selle vahele panime, läks ikka palju poole kiiremalt vintsi. Jaa. Siiamaani nagu toimib, et... Natuke juba logisevad. Aga need logisevad juba uuest pärast. See logisebki. Midagi teha. Võiks vaatab, kui ta kestab. Ei, mis ta ka juhtub? Esimene sõit meil ju nendega. Ega ta seda kesta katki ei tee. See on ju rauda. Ja vedrud veel lisaks väiksed. Aga need tulevad ju mingi hetk pesast välja ju? Ei tule. Ei tule, aga kui pikaks nad käivad? Väga rikk püüab silla kinni ja... Aga siis selle amordi kogukäiku ei ole ju ära kasutatud? Ei, praegu ei ole. See tuleb ümber teha vähekene. Need amordist on liiga kaugel. Ja rihk peaks siin amordi lähedal olema. Siis saame muuta natukene. See on nüüd siin peale seda sõitu on plaanis hakata sellega tegelema. Eks homme selgub. Ja peale seda sõitu on veel asju teada, millega tuleb tegelema hakata. Meil on pikk nimekiri. Ja see pikeneb. Ja, nii, mis see siin on? Tuulutus? See on vahekasti tuulutus, jah. Kõik tuulutused on üles katusele viidud, siin ei saa. Kui sügavale plaanis sõita on? Mõte, vette. Kuhu maani kannatama peaks? Kabiini ülemise äärel ei tohiks probleemi olla. Kuni siiamaani vist ei ole probleemi ees. Ei, nii kaua kui... Rõõvõtt oli. No ja mõtlen seda kontrat vaata, siis oli. Siis tõmbas vaata vendi. Allpoolid, jah? Vaata sita sisse läheb, sügaval juba vendi välja. Mudad juba vahel on. Väga reeglina ülemal ei ole nii suur muda. Sa neid ei lõikanud siis? Mul jah, lõikab. Aga siit on lõigatud? Need ma lõikab. Üks aasta klopperil oli ju väga, nad olid kabiinil veel. Plekk, ma vaatan, vahetab muuda.
pöör teil peal on seal? Me ostsime Eeringaga 2 peale 20, see Eeringas ei julgenud 16-st osta. Aga no siis on kindla peale värk. Aivo sõidab tegelikult 14 mm. Ja ma tean jaa, aga vaata see enam rallus ei annesta, aga 16 veel võib-olla. Jaa. Aga mis sa siin vaatad, kas jaksad tõsta? Proovin, jah. Sekin kraanad erinevad kasutada. Ja. Auto oma. Ütle siis, mis siis sellel nädalavahetusel esimese koha toob? Milline sõlm see kõige parem on autol? Äkki vervustus. Äkki vervustus. On hea. Tundub hea. Tundub hea. Väga hea. Rada on kitsas, võttimist on palju. Jaa. Mitu tiiru rooliga keerama pead, et ühest servast teise saab? Ei ole tõesti. No proovi. Pane kõigepealt ühte äärde ära. Nii, ja nüüd 1, 2, mis see oli, 3 või? Jaa. 3,5 ringi? Jaa, 3,5. Rooli silindri säär on küll peenike, seda pole kõveraks saanud kordagi üle. Rooli silindri säär on peenike. Ei, see on uus. Originaal. Originaal. Mis jutt? See on originaal. 6 originaal. Aga sul ju karpi pole ju. No jaa, aga sul on kogu jõud on selle sääre peal. Sa ei tohi vast puud sõitagi ju. Sa oled hoolikas olema. Oled saanud seda autot kaaluda ka? Taheti kaaluda, aga siis arvati, et ei hakka kaaluma, et näeb suur ja raske välja. Jaa, ei, aga ma mõtlen enda jaoks ei ole, nagu sa ei tea, jah? Ma ei tea. Jaa. Ega seal pole palju vahet ka? Ma ei oska siin aimatada. Jaa. Ma arvan, et küll ta 3 ikka. Jaa. numbriga 69 Elmo Männik. See on ka kirjade teise ajasega ja see on 2.
Kas jaksab? Kuule, sul on päris vägev masin, jah? Joo. Kuidas seekord siis tuleb teine koht? Kus auto on? Ja, minu auto on kodus. Oled valmis teiseks kohaks? Muidugi. Kust esimene tuleb? Tiit. Õige, jah. Tiit tegi ära juba. Praegu tegi ära teile? No vaat, ma arvan, et seda ta püüdiski. Ja parandas ennast päris palju. 30 sekki või? 23. Palju teil aeg oli? Ja pühapäeva õhtuks on... 40 senti oli vahe meil. Aga teate, miks Tiit peab võitma teid? Sest ta on siit poolt ja teie olete kõik sealt poolt. Tiit on ainukene, kes esindab seda regiooni. Aga viimane rinnalasõit, mis oli, kuidas läks? Ei, noh, see läks nihu. See ei olnud eelnevalt kokku lepitud. Jah. No nii, Tiit, ühe korra peab just eelmine. Ma kuulsin 40 sekundit oli veel puudu jäänud. Aitab, jätame ressursid homseks. Ja. Ega see homme ja ülehomme on ka vaja sõita, on ju? Aga muidu, kuidas läks hästi? Tossu tuleb hirmsasti sumbutitest? Diisel ju. Aga see on hea sääskide peletamiseks ka? Muidugi. Sääsid, see on metsas ära muidugi. Jaa. Aga mis kena paak see punane sul on? Kompressor, jah? Jaa. Aga õhku kasutad vintsi lülitamiseks? Ei ole. Pasurate jaoks. Tuut on vaja lasta. Publiku jaoks tuut. Jaa. Eeringas pani ka endale sillale silindri ette niimoodi. Aga ta tegi need sangad hästi pikad. Ja tal jooksid kuidagi need varred natuke niimoodi viltu. Ega mul on ka tegelikult natuke lühike. Võiks jõudu rohkem olla, jah? Võiks natuke lühike. Keskne kuskil on. Nii kõrge auto, kuidas sa lähed siia? Spetsiaalne, isegi vanamees saab peale. Ei ole üldse vaadanud ka, kui nagu tigedaks läheb niimoodi koormusega? Ma ei mäleta palju ta kuradi piiraja peale pandi, kas 4-8. Ja. Midagi niisugust. No see on küllaltki palju diisli kohta juba. Aga need jurakad diislid? Ei tea. Pole mingit kokkupuudet kunagi olnud, ei tea. Aga Mersu oma peaks küll ju tegema. Pööre, et no 4800 on diisli kohta ikka päris palju. Tal on standardid, 4,5 või 4,4. Ja. Ja no, nüüd kohe varsti näeme siis, kumb autos ikkagi on kiirem. Saame küsimusele vastuse. Diisel läbimisel veidi parandatud aega 2.40,7.
Vioki klassimasi numbriga 656. Tiim Hot Rod. Samru tiim Urmas Ühvert ja Gregor Laarmann said kirja ajaks 3:39,4. Klassimasi numbriga 668. No räägi, Margus, mis siis sellel nädalavahetusel poodiumi koha toob? Mis see kõige parem on auto juures? 5. koht, paras koht. 5. koht, mis jutt? Vaatame, ei tea praegu. Ma mõtlesin, sa ikka midagi teist sihid või midagi, vaata. Esikolmik. Esikolmik on muidugi võiks. Pikal on siis, mis koht paika pandud? Esikolmik. Ja mis see siis on, nagu siis kõige suurem ratas võidab või võimas mootor või mis see selle sõidu... Pühapäeva õhtul ütleme. Pühapäeva õhtul saab teada. Margusega pole siin rääkinud, Margus on nii tagasihoidlik, ma tulen parem Pika juurde. No Pikk, räägi kõik ära. Pühapäeva õhtul saab öelda, mis oli eelis ja mis ei olnud eelis, vaata. Ei, pühapäeva õhtul saab öelda, mis järgmine kord tuleb paremini teha, aga mis seekord hästi tehakse? Kiire jookmine. Sul on mintsida ka vaja üldse? Ja ikka. Sporti peab tegema, vaata, ega ma tasutusi kaasa sõita ei saa ju. Ja, iga vintsimine maksab eraldi või kuidas see tasu on? Ja, nagu tükitööna vaata, et sott on kord ja. Täna on reede nagu tööpäev, nädalavahetus on eritariif. Ongi, muidu nädala sees on ikka 50, aga... Kord, vintsi kord. Ja. Iga kinni jäämine on ju juhi sõidu viga ju. Aga kes pärast auto puhtaks peseb üldse? Margus. Margus. Ta leiab pead üles, vaata. Ja. Tema teeb ju mustaks selle. Seda küll jah, ega sina seda ei määri, eks? Jah. Kuule, Margus, seal vaata taga on need kurvid, eks ju? Seal ära järgi anna, ma filmin. Pärast on muidu piinlik vaadata, tuleb kõta, vale käik, eks ju, seal künka peal paned õige käigu sisse, eks ju, ja gaasi põhja. Ja enne siis ära lahti lase, kui oled selle siksaki läbi teinud, et ma seal filmin, eks? 2 korda ma tuttume rajaga. Ei. Me sõidame 2 korda. Ei, esimene kord pange ikka täiega ja teine kord vaadake, kus tuleb vaiksemalt võtta. Väga hea loogika, jätame meelde. Ja teine kord, kus ma filmin, on siin künka peal, eks ju, näed seal samas, eks ju. Seal pane veel rohkem, kui sa seal panid, eks? Aga räägi, mis valesti läks, et uuesti vaja minna on? Sidur ei tööta, nimistab. No ja nüüd töötab paremini või? Lähme proovime. Aga keegi ütles, et Coca-Colaga tuleb üle kallata. No me lähme korra proovime ja kui ei, siis võib-olla on see, kus ta vaata siduri käigukasti võlli peal, see juurde laadri liik, võib-olla jääb sinna kinni, sest ta ütleme 4-5 sekundit peale siduri üles laskmist lihtsalt ei juhtu midagi. Jaa.
No nii, räägi nüüd, mis läks valesti, mis läks õigesti. Pikk Iljus kõrval. Null, kuradi, noh, ikkagi kuradi vaata, sinka-vunkad raiskam. Noh, sul ei ole rooli või? Ei, midagi nagu, ei, no seal on vaata tagasillaga lasin Julmat, noh, keerates, muidu ei ole keera raisk. Muidu ma oskan teedalt tagasi liigeldama. Küll ta keerab, kõigil keerab. Ei, no neil on nii palju kitsamad, seal on see postide vahe on tunduvalt väiksem. Aga sul on kogu aeg nii, et nii kui rooli keerad, kohe tagumist keerad ka? Ei, ma käega keeran. Käeg keerad? Ja kitsast kohta lihtsalt keerad. Ma mõtlengi, et sirgelt sõites, kiiresti sõites läbi jamaks, kui tagumiselt keerab. Kuskil tekib see kuradi vahe. No see lekib nii vähe. Ei, näe siit. No, bensiin sumbuti juures, see ju lisab vürtsi ka natukene. Teeb elu põnevamaks. Ei, ma sõidan paagi vähemaks. Ma panin liiga täis. Jaa, no see väike bensiin. Ma ei tea. Ongi show-värk, vaata. Leegid ja asjad. Ma ei teadnud. Ei, ta tuleb ainult mingi imitsema. Jaa. Siis ma tean, et ma ei tule lihtsalt, ma ei pane paaki. Kuule, aga ma olin seal taga kurvi peal. Seal pööret oleks pidanud rohkem olema. Ma tulin 3. käiguga. No, aga miks siis ei olnud esimene või teine? Ma lasin teise ka panna, aga mõtlesin, ma ei hakka viitsin kuradi lõpuks siin panin teise. Muidu ma ei viitsin. Ei, kui lähed uuesti, siis panedki pööret ka. Siin ei juhtu midagi, sile maa kõik, panedi koogu ka. Muidu jurra sõid pärast video pealt vaatad piinlik endal niimoodi, miks ma nii vaikselt sõitsin. Mul on iga kord sama jama, noh. Pärast tund aega kodus vaatan seda YouTube'i videot, no mõtlen, no mida ma tegin seal, no oleks said natuke sõita ka. Ära sina seda viga tee. Sina pane kohe madalam käike gaas põhja. Ainult hoia põhjas. Jah. Läheb piirdusse, põlgi piirras nii räigelt. Seda häält me küll ei kuulnud. Ei, no kui ma madalama käiguga laseks, ma sõitsin ju terve raja 3. No, pane siis teisega seekord. Pane teisega ja siis lase meile piira häält ka. Kogu aeg. Enne sõitu ja siis pärast sõitu teed sama pildi või? Karl andis selle viguri mul näppu, ütles mine. Aga kuidas teil siis meeleolu on tänaseks? Peab hakkama saama. Teeme ära, on ju. Kuidas teie nõlvad tunduvad? Põnevad. Oledad. Järsud. Aga ei saa me hakkama. Aga edu teile! Kirgi auto ka üle. Tagasild. Jälgi saa autot, võid tal lihtsalt käest kinni hoida või kapuutsis. Nagu ette nähtud, siis esimesed jookid on jõudnud Järsule tõusule ning ei erine TR1 klassi masinatest, kus esimene masin tõusub alla. Natukene hädas on ja vitsi abi kasutama peab.
tulekute suhtes ei ole midagi. natukene sul tuleb maha seda riiki ja ma vaatan sealtpoolt, oota, tule ka. Anna pult ka Oti juurde. Ott võib sinu puldiga ka vahepeal sõita. Jaa, tule anna mulle käsi, oota. Oota, tule anna käsi mulle, saame kõndida. Käsi mulle, oota. Tahad mulle kätte anda või? Järgmine tulevad ka R1-klassi masinad oma esimeselt ringilt, hetkel liider autonumber 1, 2, 3, 7, 87 meeter 5. Kolmandana autonumbriga 54 on keevitus ja autonumbriga 108 ja Arben Juhke.
siis TR1 masinaklassi liider autonumbriga 187 Indrek Palude, terviib. Sõit kirja oma teise ringi. Tulnud nii palju infot, et teine veok, kes ringi kirja sai, on masin numbriga 656. Ma proovin, see ei tule välja, oota. See on kinni õmmeldud.
teisena samuti kirjas 5 ringi. Jookide klassi. Noh, järgmiseks korraks olgu turbod peal. Läheb, jõuga läheb üles, see pirk läks. Liivamäe pealt sai ka pirk ja sina olete saanud ilma vintsimata. Jaa. Sina läksid Liivamäe pealt lihtsalt üles, see pirk pidi hoogu ka võtma. Ja liidrite kannul kõrgmasina klassi autonumbri 23 Tiit Aabel ja
Davai, ma olen jooksen parklasse ja kuhu ma toon neile? Okei, davai, ma panen jooksuga. Davai. Mul on parklas vöö olemas, punane buss, tagant teed ukse lahti, roheline 3-meetrine koormari. Punane buss on autode parklas. Ei, autode parklas. Koogis, pakendi sees, roheline koormari. Bussis kongi uksed teed lahti. Jaa, punane Sevi vänn. Mis sa mõtlesid, et ma mingi Seatiga tulin või? Mine tea, läks Saaremaale ka ju. Aga sealpool on midagi filmida ka või? Kas õlivahetus? Hoolduspaus? Maalad on sees. Mis muret tekitab? Just suri välja lihtsalt. Maalad on sees. Salm on sees. Täitsa kohvik ole. Ja kuidas muidu läheb? Kihutada saab? Muidu auto liigub hästi. Rada on vägev? Rada on vägev?
täitsa kohvik on. Tiidul on Sedi diisel 8 silindriga. Näed, 8 silindrit küll, aga natukene jääb väheks. Üks turbo on tal puudu. Kui oleks turbo olnud, oleks täitsa üles saanud. Silindrit. Kui enne käis Kiaga seal esinduses ja tal vahetati süüteküünlaid mini, siis pärast arve pealt mina vaatasin, ainult 3 oli vahetatud. Ma küsisin emme käest, et mis neil juhtus, ei tea, kas neil neljas süüteküünal oli nii kehva koha peal, et nad ei hakanud seda vahetama, et ei pääsenud ligi. Emme helistas esindusse, küsis, et mis juhtus, miks 4. ei vahetatud. Seal öeldi, et kuule, sul ongi ainult 3 silindriga mootor. Sellel käibki 3 küünalt. Emme siis küsis mu käest, et kas see on halb, et tal 3 silindrit on. Ma ütlesin, et ei ole, mõnel mootorrattal on isegi 2. Tal ei ole 8 silindrit. Näed, ja see on V8 bensiin. Jaa, temal on V8 bensiin. Ja temal on turbo ka. Vaatame, kas sellest on mingit kasu. Temal jääb 2 silindrit puudu. Temal on rida 6 ja turboga. Muidu on väga tubli. Aga natukene ikkagi jäi puudu. Vaata sinna. Ossa boys. Näed, see on V8 bensiin. See on hull masin. See oli päris hull plahvatus. Kas ehmatasid? Jaa, mina ehmatasin ka. Aga see, eks ju. Tema on ka rida 6 ja diisel. Temal on turbo ka. Aga ikkagi jääb, temal jääb ka väheks. Nad üldsegi minemagi sinna tõusu peale, nad panevad kohe vintsi. Sellepärast, et nad on juba 10 korda proovinud ja auto ei jaksa üles minna. Neil on liiga vähe silindreid. 2 tükki jääb puudu jälle. Mis sa siin metsas teed? Vaatan, üritan tööd teha.
Ossa poiss libega. Midagi said kätte, kardaani või? Mis sai kätte? Kardaan, jah? Mis nad panevad kätte? Läheb sinna kahe lindi vahel äkki. Oi, See on veokas.